Kell on saanud 2 ja alustame siit tervise tuleviku alalt järgmise aruteluga. See arutelu puudutab ilmselt meid kõiki esmatasandi terviseabi uue tegevusmudeli otsinguil. Minu nimi on Toomas Luhats, mina esindan kõiki haigeid, ehk siis olen haige inimene või patsient või kuidas täpselt soovite. Ja juhin tänast arutelu, mis sünnib koostöös Confido meditsiinikeskusega. Järelvaatata saab meid YouTube'ist nädala jooksul, pannakse need kõik arutelud üles. Nii et kindlasti, kui te tahate ka ennast näha, ma loodan, et kaamerad vahepeal keeravad ka teie poole. Näitame ka publikumi. Aitäh, et olete tulnud meid kuulama. Aga ilma pikema sissejuhatuseta saame tuttavaks meie tänaste panelistidega. Guido Nõmm on peremeditsiini ja erakonnalise meditsiini arst, siis meist kõige rohkem vasakul. Maivi Parv on Tervisekassa juhatuse liige. Rauno Pugonen on Confido meditsiinikeskuse meditsiinijuht ja Lii Rootslane on Eesti proviisorapteekide liidu juht. Nii et nagu te märkate, väga muljet avaldava paneeli oleme siia kokku saanud. Maivi, Tervisekassa tegeleb perearstide töö korraldamisega ja on tänaseks täiesti selge, et 49% jääb lähiaastatel puudu perearste. Pealt näha tundub nagu hästi lihtne probleem, kokku umbes siis 420 inimest tuleb juurde leida ja meil oleks perearstidega asi korras. Aga nii lihtne see kahjuks ei ole. Maivi. Jah, Jaa, nii see on, et tegelikult kui seda probleemi veel nagu laiemaks tõmmata, siis on meie ees juba täna päris palju suuri väljakutseid, et me ei saa üle ega ümber sellest, et tegelikult see meie sama sihtgrupp, kellega me tegeleme, needsamad patsiendid, et Toomas, sina ka. Et tegelikult meil üldine elanikkond vananeb, samas krooniliste haigustega esinemine suureneb. Nüüd siis tegelejad ise, tegelikult see tervishoiuteenuse osutajate pool, siis tegelikult meid kimbutab tervishoiutöötajate nappus. Kui me vaatame otsa võimalustele, siis ühtepidi on positiivne see, et tervishoiutehnoloogia on väga kiire arenguga ja see annab meile palju selliseid uusi võimalusi, uusi raviteenuseid. Teisipidi on uued teenused ka kallid. Ja muidugi see 4. probleem on ikkagi see surve tervishoiu eelarvele, kus tulude pool kipub pigem vähenema, kulud pigem suurenema. Nii et see on selline võib-olla see kontekst. Ja kui me täna räägime esmatasandist ja perearstidest, siis tõesti me oleme täna silmitsi. Tervisekassa on võtnud endale ülesandeks siis perearstiabi korralduse ja üha keerulisem päev-päevalt on meil tegelikult leida nimistutele, kus perearst tegelikult loobub oma nimistust. Enam sellist suurim põhjus on seal ikkagi pensionile siirdumine, siis tegelikult tõesti meil on väga keeruline neid nimistuid mehitada uute perearstidega. Aga see on õige, et lähema 10 aasta jooksul pensioneerub siis umbes pool kõikidest perearstidest? Jaa, see on lähima 10 aasta jooksul kindlasti nii, et pensioneerub circa pool. Räägime numbritest siis üle 400 perearsti, kui me siin kokku loeme. Teisipidi, mis on pealekasv residentuurist, peremeditsiini residentuurist on ainult nii-öelda pool sellest numbrist ehk et üle 200. Nii et täna ja praegu meil on circa 780 perearsti täna nimistutega ja nendest siis tõesti 30% on täna juba pensioniealised. Meil on väga palju eakaid, vitaalseid perearste ja konkreetselt kõige vanem perearst, kes täna tegelikult teenust osutab, on meil 83-aastane. Nii et ühtepidi suur rõõm, et perearstid püsivad tööl ja tahavad oma tööd teha, aga kindlasti nii-öelda süsteemi korraldajana on murekoht siin suur, et nad võivad varem või hiljem minna ikkagi väljateenitud puhkusele. Rauno, kuidas teile meditsiinisüsteemi seespoolt see probleem paistab? Probleem on ikkagi sama nagu igal pool, et Maivi väga hästi ütles, et meil on Eestis on see
tekitatud selline väikene unelm, et igal ühel Eestis on olemas oma tervisekontsierž, keda saab 24/7 helistada ja abi saada ja nagu sa alustasid täna ütlemisega, et sina esindad siin patsienti, me oleme patsiendid ju kõik aeg-ajalt, aga kõik tahame ka terved olla, eks ole, ja see on ka suur osa sellest esmatasandist. Ja siis perearstiga suheldakse ju mitte ainult haiguse puhul, aga ka nagu põhimõtteliselt, et selle jaoks, et lihtsalt oma tervist säilitada ja terve olla. Ja see mõte, et meil on inimesed seotud mingisuguse konkreetse kindla perearstiga, kellele ta saab juurdepääsu, millal ta iganes arvab ja tahab, et seda lihtsalt praktiliselt ei ole võimalik tagada enam. Maivi numbritest natukene rääkis, et meil on juba praegu circa 200 perearsti nii-öelda puudu, 200 jääb veel rohkem puudu lähima, eks ole, 5 aasta jooksul. Meil perearsti residentuurist tuleb 35 arsti aastas. Lahkuvad meil süsteemist, praegu viimast statistikat ei tea, siin aasta alguses oli juba mõne kuuga oli 20 oli läinud. Et umbes 2 korda nii palju, et see asi süveneb. See jääbki süvenema, sellel ei olegi nagu lahendust. Lahendus ei ole see, et me hakkame võtma rohkem residentuuri perearsti, pole nii palju lõpetajaid, et me saaksime selle residentuuri kõiki vajalike perearstidega täita. Ühesõnaga, lühikene kokkuvõte on see, et perearst ei ole ja ei tule. Et süsteemi peab muutma, kuidagi peab muutma. Et need on poliitilised otsused, mis tuleb teha. Et Tervisekassa on siin juba mõne algatusega välja tulnud, kus enam perearst otseselt nimistuga ei ole seotud, vaid antakse nimistu hallata nii-öelda ettevõttele, kus siis üks perearst haldab rohkem kui ühte nimistut. Ja see tegelikult ongi nagu tulevik, et perearst on ikkagi tippspetsialist, kes peab tippspetsialisti tööd tegema ja tema juurde jõuavad ikkagi need, kes vajavad ka tippspetsialisti abi ja selle jaoks peab olema kogu muu taustsüsteem nagu olemas ja seda võimaldama, et ehk meil ei ole lihtsalt võimalik üleval pidada süsteemi, kus nimistu 1600 inimesega omab ühte perearsti. See läheb palju suuremaks, juba seal mingi 3000 inimese peale nimistu siin mõne aasta perspektiivis. Lii, ma saan aru, et apteekrite poolt vaadates tegelikult on olukord selline, et apteekrid hea meelega võtaksid natukene seda raskust enda kanda, et ei pea olema niimoodi, et kui mul on nohu, et siis torman kohe Guido või Rauno juurde ja nõuan seda nohurohtu. Ja kindlasti apteekide vaates me näeme, et apteeker on ju ikkagi ka tervishoiutöötaja. Hetkel oleme me seda siis, kui me väljastame ravimit, aga samas meie õppe ja meie oskused on palju laiemad ja paljudes riikides apteekri rolli on ka oluliselt laiendatud. Ma ei saa öelda, et nüüd Eestis müstilisel komber oleks apteekreid palju, ka meil on täpselt samad probleemid ja meil vist on 84-aastane apteegi juhataja täiesti tööl igapäevaselt. Aga me peaksimegi tegema asju mõistlikult, et nagu sa ütlesid, nohuga pole vaja minna EMO-sse või perearsti juurde, me peaksime tegema esmatasandil oluliselt rohkem koostööd. See, et me suudaksime ise neid patsiente omavahel siis mõistlikult edasi suunata, pluss teine asi siis ka seda inimest, kes ka veel ei pruugi patsient olla, tegelikult kasvatada, nõustada, et kuhu ta tegelikult oma murega peaks siis minema. Aga kui palju te seda täna teete? Kui palju täna apteekrid juba nõustavad patsiente, kes tulevad apteeki ja see ongi nagu nende esimene selline kokkupuude meditsiiniga? Igapäevaselt apteek on tegelikult ju tervishoiuga seotud asutustes peaaegu ainus, kuhu inimene saab kohe sisse astudes nõu küsida. Ja meil on apteegid lahti pikalt, sisuliselt iga päev ja me nõustame päris palju. Küll aga meie probleemiks see, et just seesama koostöö esmatasandil, otsustustoed, asjad, me ei pääse inimese terviseandmetele ligi, me tahaks teda nõustada põhjalikumalt ja rohkem. Et praegu apteeker nõustab suuresti ise ravimist ja siis konkreetselt juba retseptiravimeid, mis on välja kirjutatud, seal saame üht-teist nõu anda. Aga kui seda teha nagu koostöös, siis ma arvan, me suudaksime seda patsienti rohkem motiveerima, ravi järgima ja ka ise oma tervisega tegelema. Guido, te olete ise arst. Miks siis ei tule perearstiks paljud noored inimesed? Miks on südamekirurg palju prestiižsem ära kui perearsti ära? Teoreetiliselt ju võiksime võtta perearste ülikooli juurde, võiksime neid minu pärast ka välja viia, Soomes kindlasti on väga palju perearste puudu, et see võiks olla täitsa ju, mitte äri on vale sõna, aga hea plaan, ütleme siis niimoodi. Jah, kui inimene läheb arstiteaduskonda õppima, siis ta kindlasti on mingisugused arvamused, kelleks ta tahab saada,
aga kui ta on 6 aastat ülikoolis ära õppinud, siis tal on teised arvamused. No, osad tahavad saada südamekirurgiks, kes tahavad saada neurokirurgiks, kes tahab saada reumatoloogiks ja nii edasi ja osad tahavad saada perearstiks. See on samamoodi vaba valiku küsimus, et ülikooli lõpetades, et mis eriala sa tahad valida. Ja praegust päris paljud noored arstid, kes lõpetavad, lähevad isegi Eestist ära sellepärast, et seda eriala, mida nemad tahaksid saada tõesti mingi prestiižsemat südamekirurgi või neurokirurgi, Eestis aastas võetakse 1 vastu, mõni aasta üldse mitte ja lähevad ära. Kindlasti oleks võimalik motiveerida, tegelikult sellega ju ka riik tegeleb, inimesi perearstiks minema ja maale perearstiks minema. Aga praegu noorte arstidega rääkides, siis väga tihti on arstidel soov teha arstitööd. Mina isiklikult alustasin perearstina peale ülikooli lõpetamist, aga mina lahkusin perearstinduses samadele põhjustel, mida praegust noored arstid räägivad. Ei taha tegeleda majandusküsimustega, ei taha tegeleda IT-probleemidega, ei taha tegeleda mustmiljoni muu asjaga, millega üks perearst peab eraettevõtjana tegelema. Nad tahaksid teha arstitööd. Minna ja teha palgatööd. Äri ei meeldi, jah? No jah, just nimelt, igal inimesel ei ole ärisoont, ei taha on ju OÜ teha või FIE teha, endast FIE teha, et tahaks teha arstitööd. Ja mul on ka päris palju tuttavaid, kes on perearstindus seetõttu lahkunud, et leiavad, et see on liiga aega ja vaeva nõudev. Lihtsam tahaks teha palgatööd ja lähevad ära. Ja praegust ka noortel arstidel on see hästi palju seda sama probleemi. Et ei taheta olla ettevõtja, tahetakse arstiks saada. Aga mis see lahendus oleks siis? No, praegust osadel õnnestub tõesti minna teised perearsti juurde tööle, et teine perearst on siis ettevõtja, kellel on see OÜ ja siis palkab endale perearsti. Kahjuks praegust Eesti seadusandlus ei luba kellelgi teisel tervisekeskust või perearstikeskust omada kui sellel samal perearstil. Ühesõnaga näiteks, kui ma olen südamekirurg, siis mul ei tohi olla samal ajal perearstikeskus. Kas südamekirurg või kardioloog või südamearst või erakorralise meditsiinist, kus keegi teine perearstikeskust omada ei tohi, tervisekeskust omada ei tohi. Ja see paneb nagu päris suured raamid. Võiks öelda, et lausa piirab ettevõtmise vabadust. Õnneks meil istub siin Maivi, kes on Tervisekassast. Et kas on äkki mingi variant, et kuidagi tutvuse kaudu me saame seda leevendada, seda piirangut siin praegu? Kohe reguleerime selle küsimuse ära ja... Küsimus on, et kui me selle õigusnormi vaatame üle ja anname võimaluse siis ma saangi aru, et see küsimus on, et kas perearsti firma võib olla, aga siis mitte perearsti omanduses. Me ei räägi praegu seda nimistu ja perearst. Ja me räägime OÜ või mis sihtautud, mis iganes. Et küsimus on, et mis probleemi me tegelikult sellega lahendame, et kui me turu nii palju vabaks laseme, et kas sellega tuleb täna perearsti juurde, sest täna tegelikult perearstid, nad saavad tõesti töötada ka siis töötajana, nad ei pea olema ise siis tööandjad, siis tegelikult ja kuhu neid firmasid siis tegelikult luuakse ja kus siis ollakse huvitatud, et kas meil neurokirurgist firma omanik perearstina, kas ta täna tahab tegelikult teha perearstifirmat näiteks Ida-Virumaal, Haapsalus, mis on meil täna väga kriitilised piirkonnad ja eeskätt need piirkonnad, et meil on just seal 3/4 on meil pensioniealised perearstid täna tööl. Et kas see loob nagu võimalusi, et tema juurde tuleb tööle siis tegelikult perearst. Täna suurem kitsaskoht, mida meie näeme, on see, et me peame vaatama üle ja leidma lahendusi mudelile perearst ja nimistuga töötab perearst. Et need numbrid meil täna ei klappi. Ja siin on tõesti tõesti, me otsimegi täna täiendavaid selliseid tegevusmudeleid, mis jah, tähendabki seda, et meil on 3 nimistut
ja selle 3 nimistuga mitte ei tööta 3 perearsti, aga töötab 1 perearst ja näiteks 2 üldarsti. Lisaks siis veel pereõed, lisaks täiendav meeskond, ämmaemand, koduõde, füsioterapeut. Ja täna me piloodime seda mudelit siis Tõrvas ja läheb uus pilootkäiku ka Raplas, et just 2 piirkonnas 2 sellist erinevat vormi 3 aasta jooksul, vaatame, kas see töötab. Täna me võtame seda kui sellist võimalikku sellist, ma isegi nimetaks nagu kriisimeedet, et leida lahendusi. Aga oma kogemuse pealt tervishoius võin öelda, et ma arvan, et see on üks süsteemi loomulik osa meil ikkagi ühel hetkel. Ja kindlasti jälle see teema, et täna perearst, ma ei tea, mis on täna toimiv perearsti nii-öelda see nimistu suurus, millega perearst saab hakkama, et siin öeldakse, et see on 1600, on perearste, kes töötavad 2000-ga rohkem. Küsimus on ka see, kuidas me saame nii-öelda selle suurema nimistuga 1 perearst hakkama. Et siia kindlasti selliseid digilahendusi, näiteks kaugvastuvõtuga, seda toetab mingi teine perearst teisest piirkonnast. Nii et täna me pigem nagu Tervisekassas fokusseerime selliste lahenduste otsimisel, aga jah, me oleme arvamusfestivalil, üldse ei vaidle vastu, et kõik nii-öelda läbi proovimata ideed on õiged mõtted. Tegelikult on ju ka see, et kui 1 mudel ei tööta, siis on okei võtta teine mudel. Et praegu me opereerime perearstisüsteemiga, mis on meil loodud 90-ndate lõpus, 97, 98 aastal, mis on Hollandi ja osaliselt Briti mudel, aga see juba nendes maades on nii-öelda vist natukene aegunud, et mingis mõttes on täiesti okei vaadata nii-öelda neid uusi võimalikke, kas või ka digilahendustega seotud mudeleid ja nii edasi. Aga Rauno, ma küsiksin seda, et kui vaadata nagu kogu seda praegust perearstisüsteemi nii-öelda meditsiiniärist või meditsiiniettevõtluses, siis mida muutes kohe me saavutaksime tulemusi? On see, et pereõde võtab rohkem üle, ma saan aru, pereõed on juba võtnud üle väga paljud funktsioonid arstidelt või võib-olla ka üldarstid ja nii edasi. Et mis tooks head ja kiiret tulemust? No kohe ei saa vist väga midagi, aga mõned sammud ikkagi on ju võimalikud, et ülioluline on see, et see niinimetatud eeltriaaž, mida me meditsiinis triaažiks nimetame, kus patsient, kui ta siseneb tervishoiusüsteemi või tervishoiuteenust tahtma, et siis ta käib läbi teatud nagu diagnostika mooduli ja suunab ta õigesse kohta, et siis abivajaja nagu saab endale vajalikku abi õigel tasemel võimalikult kiiresti. Eks siis seal kroonilised haiged lähevad oma teed ja akuutsed haiged oma teed. Et neid süsteeme siin Eestis on erinevaid proovitud ja need muidugi nagu hõlbustavad oluliselt. See on just täpselt see, mis võimaldab arstil rohkem tegeleda arstitööga. Et midagi lahendab kliiniline assistent omal tasemel, midagi lahendab pereõde ja mingisugused juhtumid siis jõuavad juba siis nagu perearsti juurde. Et need lahendused on olemas, aga neid ka igal pool ei kasutata. Eks siin ole ka nagu arstide teavitustöö ja kuidas keegi on harjunud süsteeme kasutama. Et ma olen Eestis näinud küll, kui ikkagi on lihtsalt telefon laua peal ja vastuvõttude käigus võetakse neid vastu ja vastatakse patsientidele ja pannakse neid kirja, et isegi nagu vastuvõtule registreerib teinekord õde või isegi arst. Et siin on perearstid ja perearstikeskused nagu väga erineva tasemega. Seda on võimalik rakendada. Ja ma arvan, et tegelikult meie perearstid ka on hästi valmis tegelikult kõiki selliseid abimeetmeid, mis neil punkt 1 võib-olla just seda töökoormust ka leevendaksid. Et üks on see, et me täna otsime lahendusi, kuidas saada uusi perearste tööle, aga tegelikult me peame mõtlema ka, et need, kes täna meil tööl on, et nad tegelikult töötaksid ikkagi sellise mõistliku töökoormusega ja aidata seda poolt. Ja nad on valmis kindlasti selliseid uusi lahendusi vastu võtma ja kasutusele võtma, aga nad saavad seda teha siis, kui see on süsteemne, see on rahastatud, see on kokku lepitud. Ja meil on päris hästi läinud tegelikult tööle nii-öelda see digiteenindusplatvorm, mida me siis selle aasta algusest, tegelikult me läksime jälle nagu pilootima Tervisekassa poolt, et rahastame selliseid erinevaid digiteenindusplatvorme, kus siis patsient saab oma perearstiga ühendust võtta. See on selline esimene sisenemine. Ja Tervisekassa poolt me seda rahastame, aga Tervisekassa poolt me ka valisime või nii-öelda auditeerisime turul olevad digiteenindusplatvormid, et mis siis nii-öelda ka siis nii-öelda vastavaid turvanõudeid täidavad.
ja arvasime, et ehk mingi 30-40% perearstidest tuleb sellega kaasa. Täna meil on üle poolte perearstide, me näeme, et see huvi kasvab, täna kasutatakse tegelikult 3 erinevat platvormi. See võib-olla ei võta jah, neid perearsti, pereõe tööd otseselt vähemaks, aga ta annab kindlasti sellest töökoormuses nagu lõtku, et ta triažeerib ära, millega patsient pöördub, kas ta on äge haige, kas ta tahab ainult retsepti pikendada, see digiplatvorm võimaldab ka tegelikult teha nii-öelda kaugvastuvõttu, videokõnesid, ta esitab patsiendi pöördumise perearstile, pereõele, tegelikult on see esimene ring on ikkagi pereõde, kes kohe selle pöördumise vastu võtab. Juba sellises süstematiseeritud vormis, seal on küsimused ees, nii et see on kindlasti üks selline hea näide, mis siin aitab. Kohe tuleme Lii apteekide juurde, Guido tahtis anda väikse repliigi. Ja meditsiinis kasutatakse sellist terminit nagu patsientide voog, mis tähendab seda, et patsiendid käituvad vedelikuna, mis voolab mäest alla kergema vastupanu suunas. Praegust, mida ma nagu praktikuna näen, et neid tamme on ehitatud sinna perearstisüsteeme nagu järjest juurde. Järjest raskem on või keerulisem, pikema hinnaga saab inimene perearsti juurde. Mis nüüd juhtub? Kui patsient sinna kas kinni jääb või sellega rahul ei ole, siis kuhu patsient läheb? EMO-sse muidugi. EMO-sse läheb. Yeah. Ja EMO-s Lähen sinna niikuinii, kui ma ei viitsi väga oodata, ma lähen kohe EMO-sse. Just, et EMO on samamoodi esmatasand ja kui me vaatame kogu seda, me peaksime seda natukene komplekssemalt vaatama. Mitte niimoodi ainult, et ehitame kuskile tammi suuremaks, ahah, see tamm peab, aga kuhu see vetevoog siis vajub, see ei ole nagu selle süsteemi asi justkui. Samas Tervisekassa, sa oled kindlasti nõus muga, vähemalt 2 Riigikontrolli auditid on seda ütelnud, et erakorraline meditsiin põletab metsikult raha. See raha oleks võimalik palju efektiivselt mujal ära kasutada, kui seda patsientide voogu oleks võimalik suunata optimaalsemalt või süsteemsemalt. Et praegust kahjuks ma näen, et see asi toimib nagu poolikult. Teist poolt ma olen kindlasti nõus, et paljud lihtsamad asjad siin nohuköha ja mingi triaaž on. Ma ise olen erakorralise meditsiini triaaži autor, üks autoritest, mida kasutavad kõik Eesti haiglad. Ma arvan, et ma sellest triaažist tean nagu päris palju ja see triaaž peaks siis olema nagu ühelt poolt lõplik või selles mõttes, et lõpetatud, aga ja andma patsiendile nagu suunise, kus minna apteekri juurde, minna pere juurde, perearsti juurde või kohe minna kutsuda kiirabi, siis seda triaaži või süsteemi läbides tegelikult küll patsient võib midagi teada saada, aga süsteemi see ei jõua. Lii, kus on nüüd apteekrite roll selles kirjeldatud süsteemis? No me siin juba paar aastat üritame Tervisekassaga koostöös ka motiveerida inimesi alustama apteegist. Et tegelikult paljude tervisemuredega meil on esimene asi, kui tekib mingi häda, perearst, aga tegelikult peaks näeme see tuluke põlema, et aga apteek. Et kui sa enne ütlesid sellest nagu Inglismaa ja Hollandi näites, kus meie perearstisüsteem pärit on, siis tegelikult need riigid on juba meist kaugel ees just apteegiteenuse kasutamise puhul. Et tegelikult saab apteegis, kui inimene tuleb apteeki, ta on füüsiliselt seal kohal, me saame ära mõõta tema tervise näitajad. Mul oleks võimalik panna see veel ka digilukku niimoodi, et seda saaks ülejäänud tervishoiusüsteem kasutada, oleks see nagu kõigile kasuks. Siis sellised teenused, kus tegelikult seda perearsti teadmist, nagu Rauno ütles, tippspetsialisti teadmist tegelikult ei ole vaja. Kui me räägime vaktsineerimisest, sellistest tavaprotseduuridest, siis ingliskeelne nimetus task shifting tegelikult on nendes riikides just väga kaugele läinud. Ja väga paljud teenused on liikunud kas siis apteeki või kuskile teistesse kohtadesse perearsti juurest ära, et perearsti juurde jõuab tõesti see inimene, kes mujalt abi ei saa. Et kasvõi siin oli retsepti pikendamisest juttu, et paljudes riikides sellise kroonilise haige retsepti pikendamine käibki apteegis. Sellepärast ei ole vaja minna perearsti juurde. Perearsti juures pead sa teatud regulaarsusega käima selleks, et ta vaataks sinu tervisenäitajad üle. Aga kui oled stabiilne patsient, sul on ravim, mida sa võtad elu lõpuni,
siis tegelikult selle retsepti saaks ikkagi arstidega kokkuleppel. Portugalis näiteks on süsteem, et arst panebki selle retsepti ja patsiendi juurde märke. Seda retsepti võib apteeker pikendada ja me ei pea perearsti juurde minema, raiskama enda aega, perearsti aega. Tegelikult sealt ei teki seda väärtust. No iseenesest saab seda kroonilise haigena, minul on kõrge vererõhk, ma pikendan oma seda retsepti aeg-ajalt, aga vahel ma unustan selle ära. Siis ma lähen apteekri ja apteeker ütleb mulle, et noormees, et teil ei ole kehtivat retsepti. See tähendab, et ma lähen internetti, teen päringu, 3 päeva võtab aega, siis ma saan 3 päeva pärast jälle oma ühe vererõhutableti võtta. Aga tegelikult võiks apteeker selle mulle selle koha peal välja kirjutada. Just, ja me tegime siin ka niisuguse väikse uuringu, vaatasime 20 apteegis Eestis, et kui palju siis neid inimesi on, kes ära saadetakse ja mis need põhjused on. Ja tegelikult selgus, et siin mõnes apteegis 2 nädala jooksul saadeti 100 inimest ära, kellel lihtsalt polnud retsepti ja vererõhuravimiga väga palju ei juhtu, kui üks vahele jääb. Aga seal oli ka insuliin, epilepsia ravimid, tegelikult kriitilised ravimid ja nendel inimestel praegu polegi muud varianti, kui ta perearsti kätte ei saa, ta lähebki EMO-sse. Ja kui ma unustan oma ravimi maha, sõidan teise Eesti otsa, täpselt sama seis. Aga õnneks on apteekrid üldiselt hästi toredad inimesed, nendega on lihtsalt ka tore rääkida seal apteegis natuke, ma alati räägin juttu ja siis lähen nii-öelda saba jalga vahel minema, aga Rauno tahtis anda kommentaari veel sellele tammide süsteemile. Ma juba tahaks nagu mitmel asjale kommenteerida siin. Et ei, ma siin tahtsin Maivile Kuidule natuke sekundeerida lihtsalt, et perearstid on küll nagu altid kasutama seda triaaži, eeltriaaži süsteemi, mis on väga hea, aga sellel, eks ole, sellel triaažil on ka see teine ots, mis on selle inimese ots ja need väga aldid ei ole. Ja see on see, mida meie oma praktikas ka nagu näeme ikkagi, et sundida inimest läbi selle eeltriaaži sisse tulema on ikkagi üsna keeruline ja mitte kõik ei taha isegi nagu hakkama saada. Ja juba lihtsalt see, et mis mõttes, et ma ei saagi oma perearsti juurde, kui ma tahan, et see on ikkagi nagu olemas, et see ei ole ikka kohale jõudnud, et ei ole võimalik niimoodi, et sa lihtsalt jalutad. See ei ole ainult perearstiga, ma arvan niimoodi, mina isiklikult Eesti Energiaga või kellegiga, robotiga suheldes, kuna ma tahaks nagu inimlikku kontakti saada, see ei pea, ütleme, tippspetsialist olema, aga sageli ma ei saa isegi aru, kas see süsteem saab minu probleemist aru või ei saa, et kui ma räägin inimesega, siis et me ei saa süsteemi ehitada, mis on inimese nagu täiesti erinev inimesest. Ta peab ikkagi inimesega koostööd tegema ja peab olema nagu inimesed on erinevad, siis ka süsteem võimaldama erinevaid. Ma ütlen, et see süsteem paha, kindlasti süsteem on hea. Need eeltriaažid ikkagi eeldavad ju seda, et inimene läheb veebipõhiselt sisse, aga inimesed tahavad ikkagi helistada, aga Tervisekassa ka ju nõuab perearstidelt telefoni olemasolu. Ja kui ta telefonidel helistab, siis ta on ikkagi selle sama telefoni vastuvõtva inimese teenindada või triažeerida siis. Mis apteeke puudutab sest me oleme siin väga nagu perearstidest ja perearsti keskelt rääkinud, niimoodi on see Eesti tervishoid üles ehitatud, et meil on see niinimetatud tervise concierge, kes on perearsti näol, kes peaks hea seisma selle eest, et tema nimistu inimesed oleksid terved. Ja tema siis peaks nagu vajaduse põhiselt oskama nõustada oma inimesi, mida nad kust ja kuidas peavad kätte saama. Apteegil võiks muidugi olla palju suurem roll ka teistel, eks ole, kliinilistel assistentidel ja ma ei tea, geneetikutel, kelle iganes see seltskond võiks olla palju suurem, kes olulisemat rolli mängivad. Ma võin siin näiteks tuua Confidost ühe näite, kus meil on ühe apteegiketiga Eestis selline koostööprojekt, kus apteegis on tervisekabinet, inimene pöördubki apteeki, saab isalise nõustamise apteekrilt ja kui on vaja arstiabi, siis ta suund tervisekabinetti, kus saab luua ühenduse Confido digikliinikuga 24/7 ja palju asju on võimalik ikkagi ju distantsilt diagnoosida. Need vahendid, mis distantsilt diagnoosimist võimaldavad, neid tuleb kogu aeg juurde ja juurde. Et vaikselt sellised projektid lähevad käima ja on käigus juba, aga muidugi see päris seda ei lahenda, et igasse apteeki saad minna ja apteeker saaks retsepti pikendada. Et sellega ma olen küll nõus, et apteegil roll suurem võiks olla, et omad ohud on siin muidugi olemas. Et kindlasti proviisoril oleks ka suur roll nende multimorbiidsete haigete, kes saavad nagu väga erinevaid ravimeid. Tihtipeale hakkad retsepti kirjutama ja siis viskab sulle retseptikeskus 2-3 hoiatust ette, et need koostoimed ja need koostoimed ja isegi arstina jääd tihtipeale hätta, et oota, kas ma nüüd selle pean ära jätma või on see lihtsalt hoiatus, et mingi aja tagant peab kontrolli tegema, et proviisor nagu kogu selle meeskonna liikmena oleks
tegelikult väga vajalik. Aga mis piirini seda rolli saab, ütleme siis proviisor võtta, mis piirini? Ühel hetkel on ikkagi arsti vaja, ühel hetkel on meil ikkagi Guidot vaja, kes annab selle diagnoosi, mis on juba raske. Et no see tegelikult ongi see esmatasandil vaja ikkagi kokku leppida, kus need piirid siis täpselt on. Et mitte jälle nüüd raiuda neid kuskile kivisse, et piir on siin või seal, aga ka proviisor on 5 aastat õppinud ülikoolis meditsiini. Me ikkagi saame aru, mis sellel inimesel viga on. Me ju diagnoosime tegelikult igapäevaselt neid selliseid lihtsamaid haigusi ja saame aru, kas inimene köhib sellepärast, et ta on külmetushaigus või tal on, eks ole, mingi muu teema. See võib olla ka vabalt ravimi kõrvaltoime hoopis. Aga ma tuleksin hea meelega selle juurde, mida Guido siin rääkis, tegelikult seesama teenus, mida nimetatakse ravimite kasutamise hindamiseks. Ja ma arvan, et meie vananevas ühiskonnas on see hädavajalik. Meil on väga palju inimesi, kes kasutavad 10-20 ravimit korraga. Erinevad arstid, erinevad spetsialistid kirjutavad need ravimitele välja ja tegelikult seal oleks vaja nüüd seda apteekri vaadata kogu sellele skeemile peale. Me näeme apteegis inimesi, kes ostavad 3 vererõhuravimit ja siis lõpuks ei saagi püstivoodist, sest need on erineva nimega, tema jaoks ta ostab need kõik korralikult tublisti välja. Et selles mõttes, et keegi aeg-ajalt vaataks selle nimekirja läbi, teeks seal korrektuure, me ise muutma ju ei hakka raviskeemi, tagasiside läheb arstile, koostöö korras saab selle inimesega nagu suhelda ise, miks ta seda ravimit võtab, kuidas ta peaks seda võtma ja arstile tagasi peegeldada seda. Ja paljudes riikides on see suisa teatud kehva ravijärgimusega patsientide puhul kohustuslik, et ta peabki korra aastas käima seal apteegis ja selle nagu üle vaatama koos apteekriga ja siis edasi perearstile või teisele eriarstile tagasisidet andma, et kuidas selle patsiendil läheb. Või teine teenus on selline uue ravimi teenus, et arst kirjutab ravimi välja, patsient hakkab võtma, klassikaline on siin depressiooniravimid, kõik arvavad, et 3 päeva pärast ma juba naeratan. Tegelikult see nii ei juhtu, seal sageli läheb veel see tegelikult allapoole sul mingi teatud oja. Et näiteks Portugalis ongi apteekritel see roll, et ta 2 nädala pärast helistab patsiendile, et kas te ikka võtate ja et see murdepunktist üle minna, et see patsient jääks kindlasti sinna ravimi juurde. Sest me näeme apteegis väga palju seda, kuidas tegelikult arst on oma töö väga hästi ära teinud, ta on ära diagnoosinud selle haiguse, aga tegelikult patsient seda ravimit niimoodi ei võta, on ravikulud suured, võivad tulla veel koos ja kõrvaltoimed ja lõpptulemusega, kui see ravim on võtmata, toob ta selle veel meil apteeki tagasi ja me peame selle tasuta veel jäätmekäitlusesse viima. Nii et siin on, ma arvan, väga suur ring, mida saaks lahendada natukene teistmoodi, kui õigusruum seda meil võimaldaks. Maivi? Ja, et võib-olla lihtsalt täienduseks siin, et mis need piirid siis on, kui me räägime tegelikult apteegiteenuse laiendamisest, et me tõesti Tervisekassa poolt väga toetame seda ja seda koos nii apteekrite kui ka ülikooli poolt siis proviisori õppetooliga. Me oleme täna ära kaardistanud ikkagi mingi 10+ teenust, mis võiksid tegelikult apteegis olla, rääkides just nagu esmatasandi ja perearstiabi toetamisest. Sest miks perearsti juurde ei saa, perearste on vähe või perearstid on ülekoormatud. Ja need 4 esimest, millega minna ja tegelikult me oleme teinud ka väga selgelt ka õigusaktide muudatuse ettepanekud, mis niimoodi võib-olla siis ühe reaga tähendab, et meil on ettepanek võrdsustada siis nii-öelda apteeker siis tervishoiuteenuse osutajaga. Ja see tõesti on seesama ravimite kasutuse hindamine, on vaktsineerimine, on sõltuvusnõustamine, mida võiks apteeker teha ja on ka siis tegelikult vähisõeluuringute nõustamine. Ja selle sama viimane näide, mis meil on täna jälle meil, minu meelest me oleme hästi tublid selles osas, et me kõik sellised uued asjad vähemalt proovime nagu piloodina kohe käivitada, et midagigi. Ja näiteks emakakaela vähi screening kodutestid, mida me täna jagame, et HPV kodutestid, kus ongi kodutest inimesele me pakume, tal on võimalik seda veebiteel tellida, tal on võimalik seda apteegist saada, siis meil on selline arvestatav number, kus tegelikult neid jagatakse täna ka apteegist, nii et ilmselgelt ära kasutades seda laia apteekide võrgustikku, meil tuleb tegelikult võtta appi siis ka tegelikult nii-öelda apteekreid meil nii-öelda neid inimese erinevaid terviseprobleeme nagu lahendama. Mulle tundub, et siin natukene on ka sellises suhtlemises kinni, et ma ei tea, kui palju te kokku saate väljapool meie sellist suurepärast arvamusfestivali paneeli, aga et võib-olla seda nagu üksteisega rääkimist, seda suhtlemist peaks olema apteekrid, arstid, meditsiinikeskused nagu pisut rohkem või kui palju neid mudeleid teil üldse omavahel on, kus te nii-öelda rääkida saate nii-öelda vabalt?
ega väga ei ole. Et enne ma tahtsin ka lisada, et mujal maailmas hästi palju kasutatud ongi patsiendi konsiilium, kus tegelikult nagu haiglas on konsiilium, erinevad arstid tulevad kokku, arutavad ühe patsiendi probleeme, et samamoodi peaks olema või on ka võib-olla, aga vähe võiks oluliselt rohkem olla ja kaasata ka apteekreid sinna, patsiendi konsiiliumeid, kui sul on nagu multimorbiidne patsient, võib-olla vana, võib-olla on tal ka sotsiaalsed probleemid ja Viljandis oli see pilootprojekt päris pikalt aga minu meelest apteekreid vist ei olnud kaasatud. Ei olnud. Ikka, PAIK-projekt ja nii-öelda kroonilise patsiendi ümber on nii-öelda tema selline tugivõrgustik nii tervishoiu kui mitte tervishoiutöötajatest siis. Et aidata see patsient nagu tema jaoks parima järje peale, mis võib-olla on ka otsida talle toetatud elamine või lausa hooldusravi hoolduskoht. Et seda kindlasti seda suhtlust ja kokkupuutepunkte võiks rohkem olla. No patsiendi jaoks tõenäoliselt võikski olla ju perearste nii-öelda arstide tiimi juht, eks ole, kes siis vastavalt, kui patsient käib näiteks 4-5 arsti juures, siis ikkagi lõpuks kõik see võiks kuidagi sinna perearsti juurde kokku jõuda, et ei oleks ka seda, et mõni vanem patsient võtab kilekottitäie kaupa erinevaid ravimeid, mis 11 juba ühel hetkel hakkavad, ma kujutan ette, nullivad ära selle toime. Või vastupidi siis mitmekordistavad toimed. Ideaalis kindlasti on ikkagi perearst, pereõde. See, kes on tõesti patsiendi selline esimene kontakt ja selline üldine koordineerija, aga ma ikkagi tooks sellega välja, et lõppkokkuvõttes vastutab patsient ise. See on hästi tähtis, aga et ta oskaks seda teha, et ta saaks seda teha, siis tegelikult me peame ka patsienti selles osas toetama, et ma ei tea, sa räägid, et sa unustad oma vererõhu rohud osta ja sul tuleb see võib-olla mitu nädalat hiljem meelde, et tegelikult süsteem peaks sulle märku andma, kui su retsept hakkab lõppema või nii-öelda sinu ravi. Süsteem oskab ju arvutada, et kui pikaks ajaks sul on ravimid välja kirjutatud ja millal sul tegelikult see ravim otsa saab, isegi kui sa oled korraga kõik ravimid ju välja ostnud. Et süsteem peab sulle märku andma juba, ma ei tea, 2 nädalat enne. Süsteem peab sind, ja süsteem peab sind kutsuma, ma ei tea, mul koer kutsutakse vaktsineerima, aga mind ei kutsuta. Ma näen oma perearsti ka ooperipäevadel igal aastal, aga siis kui ma tema juurde lähen sinna vastuvõtule, siis mul on asendusarst või keegi teine. Ja, et väga hea, me tunnemegi sellest kõik puudust ja tegelikult see on nüüd see, mida me tahame nüüd läbi selle terviseportaali lahendada, et tõesti aidata inimest oma tervise eest hoolitseda. Rauno. Ma tuleks korra selle juurde ikkagi tagasi, et sa ütlesid, et esmane kontakt peaks ikka olema perearst ja pereõde. No ei ole meil seda perearsti. Ei ole teda. Et sellest ongi see probleem ju, et sa võid sinna luua neid igasuguseid süsteemi taha, aga seda perearsti ikka ei ole seal taga. Et meil on ikkagi nagu üks perearst 2 nimistu peale keskelt läbi ja kui sa lähed maale piirkonnas on 3 peale. Et ei ole teda. Et siis ongi küsimus, et mis siis edasi teha. Ilma seda nagu süsteemi muutmata ja linki muutmata, et on inimene perearst, ei olegi võimalik lahendusi leida. Praegust kõik, mis me rääkinud olema, tegelikult on selle praegust olemusala kasti sees. Aga tegelikult peaks võib-olla oluliselt rohkem kastist välja mõtlema ja Tervisekassa lähtub praegusest seadusandlusest. Aga tervise... mis see seadus nüüd oli? Tervishoiuteenuste korraldamise seadust just praegust muudeti, aga muudeti seal ainult väikest osa olid ettepanekuid, mida mina isiklikult näiteks tegin jäeti rakendamata ja kindlasti oleks palju asju, mida oleks vaja muuta. Kas siin on nagu poliitikutele tuleb otsa vaadata ja küsida Sotsiaalministeeriumist, et kuulge sõbrad, et kus on, et meil on vaja neid süsteeme muuta selliselt, et kõik pääseksid arsti juurde ja perearsti oleks rohkem? Ma võib-olla selle esmane kontakt, et üks perearst, üks pereõde, aga me räägime just ka tegelikult selle samast tervisekeskusest, et jälle see sama mudel, mille peale meil on ühed lootused ja ootused seatud, et nii-öelda patsient pöördub sinna tegelikult ja just see, et see on tema kontakt.
ja ta pöördub sinna ja ta võib-olla mitme korra jooksul ta üldse oma perearstiga ei peagi kohtuma ja temaga tegeleb hoopis pereõed või tegelevad pereõed. aga just see, et see on tema esimene kontakt, kuhu ta pöördub. aga teisipidi korraks ka sellesama EMO juurde ja kuidas siis patsienti suunata, et noh, hästi nõus, et noh, et patsient teaks, et millal ta siis tegelikult nagu apteeki peaks pöörduma, siis tegelikult sellesama EMO osas, noh, miks mitte, et ma ei tea, viskan üles selle mõtte, et patsient tegelikult ise ei peakski omaalgatuslikult EMO-sse pöörduma, et ta saab sinna kiirabiga, ta saab sinna, ma ei tea, perearsti saatekirjaga, kui on kiire lugu, ta saab sinna läbi perearsti nõuande telefoni, kus talle tehakse saatekiri ja kui ta mingil põhjusel ikkagi arvab, et ta tahab ise minna, ma ei tea, võib-olla ta läheb nohuga sinna, tal on, ma ei tea, ta ei saa hingata enam, siis lõppkokkuvõttes ja see ei ole EMO teema, siis on see tasuline patsiendi jaoks. Et ma ei tea, võib-olla on ka see lahendus. Seda on perearstid tükk aega juba, perearstid, aga tead, osad arstid, kes selle teemaga tegelevad, on rääkinud, aga tuleb Toomas valurinnus, perearsti saatekirja ei ole, saadame Toomase ära, ütled, mine perearsti juurde, Toomas läheb ukse taha, haarab rinnus kinni ja kukub maha, tal oli südamelihase infarkt. Kui Toomasel on valurinnas, siis ta helistab kiirabisse. Ei ega helista või on tal käsi lohmakas või sigas. Iga päev pöördub Eesti EMO-desse, kliinikumi EMO-sse pöördus nädalas ise, kui ma ette mäletan, 5 punase triaažikategooria haiget. Iga nädal, iga päev, natuke vähem kui 1 päevas. See on ülikooli EMO-s, aga samamoodi ka teistesse EMO-desse. Kui me need patsienti hakkame uksest välja viskame, siis me viskame need tited seal 9. korruse aknast kõik välja. See süsteem kestaks maksimaalselt nädal, siis oleks esimesed laibad taga, kõik oleks tagajalgadel ja asi lõpeks nagu krahiga. Katsume ilma Toomase laibata praegu selle arutelu kuidagi lõpule saada. Liil oli repliik. Korraks veel, et mis see lahenduseks, seesama triaaž tegelikult. Et me ei saa, see triaaž peab selle lahendama, ükskõik kas ta tuleb ise või tuleb perearsti saatekirja. Nii või naa ta peaks selle EMO triaaži läbima. Ja EMO triaaž ütleb talle, seesama triaaž, mida tegelikult mujal kasutame, et kas tema koht on apteek, perearst või EMO. Aga see EMO triaaž on kus? Ütleme, et nüüd roheline, sinine Toomas tuleb EMO-sse. Tuleb EMO-sse triaaži. Kohe on valurinnus, ma tahan Liile sõna anda, nii, Liil, palun. Jah, ei ma tegelikult seda Maivi mõtet ka, et meil on nagu inimene ja noh, nagu ma enne ka ütlesin, see perearsti klikk käib esimese asja, nagu mul mingi tervisemure tekib, aga tegelikult see on see, kus me saame kasvatada nii esmatasandit ennast täiesti plaanitult, leppida kokku, kes kuhu saadab inimese ja ka inimest ennast kasvatada, selgitada talle, millal tegelikult on seda arsti vaja ja millal tegelikult saab patsient ise väga hästi hakkama. Kasutasin ka ise sõna patsient, aga ma tahaks võib-olla siia juurde tuua veel selle ka, et äkki peaks rääkima rohkem inimestest, sest eeldame, et me perearstid suhtlevad kõik juba haigete inimestega, tegelikult ei suhtle. Et inimesed peavad käima tervisekontrollis, ma arvan, et ennetus on väga oluline, kuidas me saame vähendada seda patsientide arvu, kes me sinna perearsti juurde jõuab. Kuidas ka rasedus ei ole haigus, vaid naisterahva füsioloogiline seisund. Täpselt, et tegelikult inimesed arvavad hästi kiiresti, et kohe peab arst aitama, tegelikult peaks ise ennast kõigepealt aitama. Ja selline esmatasandi põhine ennetus kõikides kohtades, kus inimene vähegi nagu selle esmatasandil kokku puutub, see võimalus määrata oma tervisenäitajaid ja suhtlus omavahel, et kui sellel inimesel nüüd tõesti see tervisenäitaja paigast ära on, siis ma saan ta kohe kuskil edasi saata. Meil on apteegis tulevad patsiendid, on nad siis suitsiidsed või mis iganes, meil ei ole neid mitte kuskile saata. Et tegelikult peaks olema just see nagu reeglistik, et kuhu keegi edasi liigub ja väga hea omavaheline kommunikatsioon. Et meil ei ole EMO triaaž ja meil ei ole perearsti triaaž, vaid meil on üks terviksüsteem. Ühes kohas juba triaaži läbi. Jah, et sa ei pea uuesti tegema. Kehtib ka järgnevates kohtustes nagu riigiportaal, et kui sa sisse logid, siis sa oled sisse logitud. Kui palju seda topelttöö tegemist on, et mitmes kohas kirjutad igal pool, eks ole? Ma vaatan iga kord, kui ma arsti juurde lähen, arst vaatab mulle kohe alguses, vaatab mulle otsa, siis ta läheb arvutisse, hakkab midagi klõbistama, küsib midagi, klõbistab, siis ütleb näita keelt, ma näitan keelt, vaatab mu keelt ja siis klõbistab edasi. See kõik juhtub siis seal festivalil seal
või sellel Ooperipäevad. ooperipäevadel. ja siis ma ainult näen teda. Teised vaatavad imelikult, et mis ta keelt näitab ühele või teisele inimesele. Okei, aga see selleks, et ühesõnaga arstid peavad õudselt palju ise tegema ja siis ma saan aru, et seda duubeldamist on ka veel väga palju. Duubeldamist on süsteemis, aga ma korraks tuleks selle EMO juurde tagasi natukene, et sa ütled, et üks haige päevas keskmiselt, kes on ise tulnud sinna, nagu tuli õige näigus. Punane, lisaks veel oranžid. Et no ta tuli sinna sellepärast võib-olla, et ma ei tea, elas kõrval majas, aga eks seda teistpidi statistikat on ju ka tehtud, et kui palju sinna on tulnud neid, kes sinna ei oleks pidanud tulema. No neid on kümnetes kordades rohkem. Jah, mitte kümnetes, vaid neid on, ma ei tea, 80% räägitakse ja igasugustest protsentidest räägitakse, et noh, ma ilmselt oleks väga ebapopulaarne poliitik, aga mina tõesti arvan, et inimene ei pea EMO-sse ise minema. Et me peame ikkagi looma sellise süsteemi, triaasisüsteemi, ta praegu lihtsalt teab, et ta saab EMO-sse, sellepärast ta läheb, aga tal peab olema teine teadmine, kuhu ta läheb sellega. Et see on lihtsalt tohutu ressursi ja raha raiskamine, mis seal EMO-s toimub ja kui me seda triaasi sinna EMO-sse teeme, siis see raiskamine käib koha peal. Triaas on tegelikult praegu EMO-s olemas, lihtsalt süsteemi ei võimalda kuskile mujale saata. Ta võib just, ja ta võib 3 päeva oodata, sinna üldse ei peaks tulema. Ma võin teile kirjeldada, miks patsient tahab sinna EMO-sse minna. Ta tegelikult tahab abi. Aga ta ei oska kuskilt seda abi saada. Süsteemi, täiesti, see on üks teema, see on meditsiinisüsteemi sisenemine. Tegelikult sul on, nagu enne ütlesid, et see võiks olla või peaks olema, mitte siis perearst, aga perearsti keskus, tervisekeskus või siis, kui meil on olemas selline triaasisüsteem, mis on üleüldine ja kas tervisekeskus juhatab või siis see elektrooniline triaas juhatab sind õige tee peale. Kus on see õige koht või on see apteek, kus sa pead sinna meditsiinisüsteemi sisenema? Aga miks me arvame, et täna perearsti nõuandetelefon seda triaaži ja seda suunamise rolli ei täida? Miks me arvame? Osaliselt täidab kindlasti, aga kuna see ei ole nõutud, siis paljud ei sisene sealt kaudu. Nagu praktikuna ma ütlen, et seal on, ilmselt sõltub nagu hästi palju inimestest, aga seal on nagu metsikult üle triaaži. Perearsti nõuandetelefon, ma usun, et ta täidab ka teatud määral, nende osas, kes nagu helistavad, need ju saavad nõustamise ja saavad ka triaaži ja saavad soovituse ja saavad edasi suunatud või öeldakse, et istu ja oota ja pöörda oma perearsti poole esmaspäeval. Palju inimesed kuulavad seda, see on nagu ise küsimus muidugi, sest tal on see võimalus ju ikkagi minna. Aga ja kõik ei helista ka sinna perearsti nõuande. Sest et see ei kajastu kuskil, seda ei ole võimalik jälgida. Patsient tuleb, ma helistasin sinna perearsti nõuandetelefoni, nemad käisid kohe siia minna. Kas ta soovitas? Ma ei tea, mis ta kaebas, mis ta rääkis. No see on ka meditsiinis nagu üsna tavaline, et ühele arstile räägib patsient ühte juttu, teisele teist juttu. Üks väga huvitav ja oluline teema, mis meil tegelikult läbi kõlas ja millel me väga ei peatunud, on see ennetus. Hästi suur osa terviseprobleemidest on elustiili haigused, mida saaks ennetada. Nii et tegelikult mingites kohtades ei ole mitte arsti vaja, vaid oleks näiteks treenerit vaja. Aga kuidas ma sinna jõuan jällegi, et ma sisenen siis nii-öelda sellesse teie maailma, tahan siseneda sinna, jah? Aga et ma siseneksin kõigepealt treeneri kaudu, mitte kohe arsti kaudu. Loomulikult, et kui sageli, et jälle pannakse just oli mul üks patsient, insuliini kogused ja kui RS kasvavad, aga mis veel kasvab? Patsiendi kaal kasvab. Et ilmselgelt seda insuliini ei peaks tõstma, kui oleks võimalik seda kaalu piirata või vähendada. Üks moment on isegi see, et ta ei mahu enam sinna aknasse, kellel maavähenduslõikus saab teha. Ja kui tal midagi juhtub, ka niisugused patsiente ma olen näinud, ta ei saa isegi enam abi, sellepärast, et kompuutertomograafia kaalupiirang on 180 kilo, angiograafia kaalupiirang on 180 kilo, kui ta tuleb ja ta on 320 kilone. Ta ei saa mitte midagi, ta saab nagu abi sisuliselt nagu 60-ndatel. Ma tegin ühele patsiendile trombolüüsi infarktihaigele selle asemel, et angiograafia saata, sellepärast, et tema kaalu tõttu ei olnud võimalik teda manageerida kuskil nagu. Aga siis te võite talle ju moeravimit Ozempic kirjutada ja ma lähen kohe lii juurde ja hakkan vähendama kaalu. Võime. Oleks see nii lihtne. Jah, ega võluravimeid ei ole, aga kindlasti see, et see kaal ei jõuakski üldse nii suurde numbrisse. Mul poeg töötab lennunduses, oli just neil üleeile see, et inimene ei mahtunud lennuki uksest sisse ja otsiti siis lennuliini, kuhu seda inimest panna, kus lennuki uks oleks suurem. Nii et
probleem on. Lüüakse talle üks istuja koht, ma olen siukse kõrval istunud. Aga tegelikult on probleem see, et see ennetus peaks jõudma enne, kui see inimene tegelikult juba on sellises kriitilises faasis. Ja tegelikult need sellised lihtsad tervisenäitajad, kolesterooli näit, veresuhkru näit, selleks ei pea perearsti juurde enam, see enda inimeste kasvatamine tegelikult, nad tuleksid, mõõdaksid ja teaksid seda, et tegelikult ta peab ise oma tervisega ka tegelema. Sest meil on kõikide erialade spetsialisti vähe. Täna lugesin, kuidas kõik õpetajad on puudu. Kõik tahaksid saada tohutult head teenust, aga kuskil maal tuleb see piir ette meil kõikides valdkondades, mitte ainult tervishoius. Ja siin tegelikult ikkagi seesama inimese enda vastutus oma tervise eest on ka. Ma ei ka enne mainis ja ma olen täiesti nõus, et see osa, mis on mulle tundub ka, et on praegust nõrk on just see vastutuse osa, et patsient paneb seda vastutust nagu kõigile teistele, aga enda vastutust on vähe või ei ole üldse. See on nagu selle süüdlase otsimisega, et alati on lihtsam, kui keegi teine on süüdi. Meil on siin esmatasandi terviseabi uue tegevusmudeli otsing nende jaoks ütlen, kes on meiega hiljem liitunud ja ma näen, et publikust keegi tahab küsida. Palun, olge hea. Me anname kohe mikrofoni ka, nii. Need otsast peale nüüd. Ühesõnaga nende jaoks, kes ei kuulnud, siis töötervishoiu arstidest on jutt, neid on väga vähe. Nii, palun jätkake. Ja töötervishoiu teenus on ju tegelikult samamoodi esmatervishoiu teenus. Ja täna ma ei näe siin paneelis töötervishoiu arsti ja ma arvan, puudu on ka kindlasti poliitikud ja üldse töötervishoid on täna üldse teine ministeerium ja teine rahastamine. Aga kuidas panelistid näevad seda tulevikuvaadet, et väga paljud inimesed selleks, et mitte jõuda tervishoiusüsteemi haigena, vaid et kui nad on veel sellised 40-sed, kaal hakkab tõusma, kolesterool hakkab tõusma, hüpertensioon, võib-olla esimesed vaimse tervise märgid. Et kuidas see süsteem nagu paremini töötaks, et töötervishoid, töö juures avastatud, mitte tööga seotud haigusriskid. Et ma tean, siin varem oli Tervisekassal mõtteid, et kuidas sellega edasi minna, sest elanikkond vananeb, töökäsi on meil vaja, pensioniiga tõuseb ja seal elu teises pooles, siis tööandjal on väga keeruline. Osa haigust on inimese haigus, osa tuleb kutsehaigusest või töökohast, et see süsteem vajaks ka natuke korrastamist. Aitäh, Maivi, palun. Ja meil on siin mõtteid ja meil tuleb üha mõtteid juurde, et ma tooks tegelikult selle paralleeli, et nii nagu meil on täna tegelikult koolis, et meil on see koolilaps on tegelikult seal hommikust mingid teatud tunnid on selles koolikeskkonnas. Ja täna heas mõttes kooliõde, mida siis täna Tervisekassaga rahastab seda koolimeditsiini, me ju kasutame selle võimaluse ära, et tõesti kooliõe ülesanne ka teha neid profülaktilisi läbivaatusega, ta teeb ka tervise nõustamist. Ja miks ma sellest räägin praegu, kui me räägime töötervishoiust, on tõesti see, et üks mõte on anda võimalus siis ka teha tervise nõustamisi tööandja juures ja kasutada ära heas mõttes see tööaeg, kui inimene on seal tööl ja saab temaga tegeleda. Kas see nüüd on see töötervishoiu tegija, kas see on keegi kolmas tegija, aga see on kindlasti nagu üks selline võimalus, sellised grupi nõustamised kokku lepitud, ütlemegi, et meil ongi tähelepanu all, ennetus võib väga lai olla, aga ongi tähelepanu all toitumine, liikumine, vaimne tervis, näiteks lähme selle plokiga. Nii et see on võib-olla selline üks mõte, aga teine kindlasti, et jälle selles rubriigis, et laiendame seda esmatasandi tegijate võrku ja tõesti töötervishoiu teenusasutajad on siin hästi oluline. Üldse ei võta üle seda, mida täna tööandja ju ostab oma töötajale seda profülaktilist vastuvõttu, et see tegelikult peab paraku jääma tööandja vastutada, et meil süsteem ei jõua seda rahastamist võtta üle, aga kindlasti see, kui nüüd sellel profülaktilisel läbivaatusel näiteks leitakse mingi tervisemure, ükskõik on see siis suur või väike, siis täna tegelikult ju antakse lihtsalt töötajale teada, et mine võta ühendust oma perearstiga. Me ei tea, kas ta läheb. Ta võib-olla läheb, ta räägib üldse oma mingi agenda
võib-olla ta ei räägi üldse sellest, mis tegelikult tal töötervishoiuarst ütles, et kuule, et sinu mure on see. Et tegelikult luua sinna selline kanal, kus spetsialist suhtleb spetsialistiga. Töötervishoiuarst annab siis juba nagu perearstile selle info üle, tõenäoliselt pereõele, kes siis ise kutsub selle inimese, nii et ma tegelikult nagu tooks selle. Või siis tegelikult, et seesama töötervise arst suunabki mind kohe psühhiaatri juurde. Jah, täpselt, mitte ja ei olegi. Perearsti vahel pole. Võib-olla psühhiaatrit kohe ei olegi vaja, äkki kliinilise psühholoogi juurde näiteks. Ei tea, siin on ma arvan psühhiaatri case, et enam ei ole. Psühholoog ei tee siin midagi. Sa arvad, et sa vajad psühhiaatrit. Hästi. Nii, Lii. Lii, palun esimesena siis. Ja et ma lihtsalt toetan väga seda Maivi mõtet, et tegelikult kui me seda inimese läbivaatust juba teeme, saame tema kohta infot, siis see peaks tekkima ühte kohta, nii et ka teised tervishoiu osapooled seda saaksid kasutada. Sest meil praegu näiteks isegi apteegi ja perearsti vahel meil ainus suhtluskanal on telefon. Aga proovige perearsti telefonidel kätte saada. Ja mul on see patsient seal leti eest, ta vajab oma ravimit, ta ütleb, et raviskeemi muudeti, midagi peaks teistmoodi olema, me aru ei saa. Et ma arvan, et me läheme küll digiriik ja väga palju igasuguseid lahendusi, aga tõesti tervishoius see info meil ei liigu ja esmatasandil need tammid ja tarad on päris tugevad. Rauno ja siis Guido. Natuke juurde sellele, et teema juurde tagasi, et ennetus ja siis teema on, jutt oli sellest, et kuidas patsient pöördub, siis kuidas patsient saab pöörduda oma perearsti juurde või siis oma perearsti juurde ja rääkida ennetusest. Siin on üks asi on see muidugi, et kui palju arstil praegu on aega selle ennetusega üldse tegeleda oma krooniliste haigete ravi ja muu ravitöö kõrvalt. Et see on üks asi, aga teine asi on, see ikkagi eeldab ka seda, et see patsient pöördub sinna selle perearsti juurde. Mis on ikkagi teadlikkuse küsimus ja see terviseteadlikkus ei ole väga kõrge Eestis. Et kui sa oled loll ja laisk, siis sa ei lähegi seda abi küsima ja siis sind mitte miski ei aita. Ja siin tuleb see töötervishoid nüüd mängu, et siin ta peab selle 1,5–2 aasta jooksul ikkagi käima arsti juures, eks ole. Ja nüüd kuidas siis saaks seda ära kasutada, et ta ikkagi käib ja saab seal selle kontrolli ära, et ta siis seal nagu see pall maha ei kukuks. Et siit see asi edasi kuidagi liigub. Et see on jälle ressurss, eks ole, tööandja on maksnud selle eest, aga sisuliselt on ikkagi tervishoidu panus tehtud. Seda on rahastatud, läbivaatust on saanud tippspetsialisti poolt läbivaatuse. Ja midagi leitud, et kuidas teda sealt siis edasi navigeerida, et see on, ma arvan, üks oluline asi, mis tuleks ära lahendada kuidagi, ma võin. Kindlasti on see ka oluline selline Soomes tegelikult ju töötervishoiuarstid sageli täidavad perearsti ülesandeid. Tööandja boonuspakett on see, et kui sa töötad minu juures, ma pakun sulle selle paketi, mul on sulle ka töötervishoiuarst, kelle juurde saad iga kell pöörduda, kes seisab sinu tervise eest ja muu hulgas teeb ka profülaktikat, ennetust, et sa oleks võimalikult efektiivne töötaja minu juures. Eestis seda järjest rohkem tuleb ja ma arvan lähiaastatel, kui see rahastamine läheb kehvemaks ja kättesaadavus veel kehvemaks, siis kindlasti osad tööandjad seda ka hakkavad rohkem kasutama. Seda olulisem on see, et see info, mis seal tekib, ei jääks nagu kuskile mujale kinni. On see siis riskide hindamise leiud või ongi juba siis mingisugused tõsised probleemid. Nagu ütleme, et ma käin töötervishoiuarsti juures, tuvastatakse kõrge kolesterool. See arst saadab mulle selle kokkuvõtte, et kuulge, teil on siin kõrge kolesterool, et tehke midagi. Ma mõtlen, et mida võiks teha. Võib-olla võtan ühe õlle õhtul vähem, eks ole. Laias laastus sinna see jääb. Džinni selle asemel, sest et kange alkohol lahustab sinu arvates paremini kolesterooli. Oota, kumba ma siis pean nüüd ei tea võtma, vaid lihtsalt ma olen lihtsalt kuulnud, et patsient lülitub õllelt kangele alkoholile, sest et see lahustab paremini kolesterooli. Arutame selle pärast läbi, see on väga oluline küsimus, ma tahaksingi teada, mida ma siis võin juua ja mida ma ei või. Ühesõnaga mõte on selles, et see, mida ma sain seal töötervishoiuarsti juures, see jääb mu sinna digilukku küll kirja ilmselt, jah, aga ta ei jõua mu perearstini. Ei, kas ta digilukku ei lähe? Digilukku ei lähe? Digilukku ikka läheb, et ka töötervishoiuarsti poolt tehtuna, ta epikriisina on digiloos. Aga ega mu perearst ei vaata? Perearst ei saa täna seda teavitust, tõesti, et sa oled seal käinud töötervishoiuarsti juures ja leid on selline. Ja tegelikult ega kogu seda epikriisi me perearsti töölauale, seda ei olegi mõtet tegelikult kuvada. On oluline perearstile see oluline sealt välja tuua, mis seal tegelikult see probleem leid oli. Kokkuvõte. No
samamoodi kiirabiga, EMO-ga, ega praegust ka kiirabis ja EMO-s, mis on tegelikult ju sageli kriitilise tähtsusega, ei jõua patsiendi perearsti töölauale ja kui ühe perearsti kohta käes seda küsisin, mis tema arvab, et temal ei ole seda vaja, ma ei tea. Ma tegelikult tahaksin seda väga oma perearstiga jagada, seda epikriisi, sellepärast, et seal kirjutati, et kõik muu on, aga näeb nagu kotkas. Aga lähme edasi. Et vajaduspõhine meditsiin versus soovidepõhine meditsiin. Et see on võib-olla ka üks teema, mida tuleks nagu kuidagi läbi arutada. Et vaat inimestele ikkagi meeldib see sama asi, et me oleme kõik inimesed, meile meeldib üksteisega suhelda, arutleda mingite asjade üle ja mis on veel tähtsam kui meie enda tervis ja me tahamegi oma arstiga rääkida oma tervisest. Ja väga olulistel või paljudel juhtudel tegelikult seda jutuajamist ei peaks veel tekkima. Aga kus see koht on? Kes see inimene on, kellega ma siis räägin oma tervisest? Ja kohe praegu. No praegu ma saan teiega rääkida, ma praegu kasutan seda lihtsalt jõhkralt ära, jõhkralt. Kohe praegu ja tasuta, see on see, mis... Aga keda sa usaldad, kellega sina näiteks tahaksid rääkida oma tervisest? Ei no ma võin Saaremaal saunas rääkida Ovega, aga sellest ei ole palju kasu. No. Aga sa räägid Ovega siis, kui Ove on ise vahetult arsti juures käinud, et tegelikult ütlevad ka perearstid, et kõige rohkem ma tean nendest haigustest, mida ma olen ise põdenud. Aga küsimus ongi, et keda patsient usaldab? No võib-olla siis apteekreid. Jah, ma siiralt oodan, et apteekreid usaldatakse ja usaldataksegi. Ja tõesti patsiendid käivad apteegis rääkimas, neil ongi see, et sa perearsti kätte ei saa, siis sa tuled apteeki. Eks meil selles mõttes ka niisugust päris jututuba ei ole ja selles mõttes meil inimesed ootavad, et ei, mitte müüma, vaid kõik ootavad nõustamist. Müüma tuleb ka. Privaatsuse küsimus ka kindlasti. Privaatsuse küsimus ka, see on nüüd jälle see sama nõustamisruumide luba, eks ole, et hetkel meil rahastus on ju see, et sa müüd ravimitega selle nõustamise eest rahastus otseselt ei ole. Aga see sama ravimite kasutamise hindamise teenus, millest me enne rääkisime, selle üks osa ongi see, et inimene võtab oma ravimeid kotiga kaasa, ta broneerib selle aja ja ta räägib kõigepealt ise, kuidas ta neid ravimeid kasutab ja siis pärast vaatab apteeker üle, kuidas ta seda võiks teha. Aga Rauno, võib-olla selles soovipõhises meditsiinis võiks siis olla, et see võiks küll olla, aga võib-olla see siis oleks natukene kallim minu kui patsiendi jaoks. Et ma saangi aru, et kui ma tahan siin ikkagi pikemalt arutada Kuidoga selle üle, et mida siis võib ja mida ei tohi, eks. Džinn või õlu. Jah, või vein, valge vein, ma ei tea täpselt, eks ole. Et siis ma võtan selle aja, maksan selle eest natuke rohkem ja arutlen seda. Selline alternatiiv on ju Eestis praegu olemas, et tasuline erameditsiin on olemas, tasulised perearstid on ju samamoodi olemas, et nad on Confidos ja ka on teistes asutus olemas, et see võimalus põhimõtteliselt on olemas. Ja seda ka tarbitakse väga usinasti, seda ma võin öelda, et seda teenust kasutatakse sõltumata sellest, et kõigil on oma perearstid olemas, siiski ka tasulise perearsti teenust kasutatakse. Aga kui inimestel ei ole võimalik maksta selle eest? No võt, siis see ei ole see, mis on nagu soovipõhine asi, eks ole, sest soovipõhine asi on praegu ja tasuta, aga siin on mitut korda kättestatakse. Kas me saame siia mikrofoni? Siin härra tahab küsida küsimuse ja siis... Mikrofon tuleb. Aitäh. Mul olekski just sellise, siin mitu korda käis sõna ennetus läbi ja tore, et ka Confidot ja Synlabi mainiti ja mina sellise praktiliselt terve inimesena tahakski küsida, minu probleem on, kuidas ma saaksin Confidole ja Synlabile rohkem raha maksta. Et ma olen käinud seal, olen lastud mõõta, keha koosseis, nii. Aga siit oleks vaja teha paar sammu edasi selle asja nimi, nagu minu mõned head meditsiinisfääri tuttavad mulle selgitasid selle mõiste, siis on integratiivne meditsiin, eks ole. Kui ma lähen sinna Confidosse omal arvamusel mingi ühe, eks ole, arsti juurde, ma ei saa nagu sellist profülaktilist, ütleme, elustiili ja toitumistiili põhist, eks ole, nõu, millega ma peaks tegelema. No ikka vanuse tõttu tead siit ja sealt seedimine toimine hästi too ja teine, aga ma vajaksin nagu seda integratiivset nõu ja oleks valmis sellest maksma. Ja kahjuks Confido ei paku seda minule teada olevat. Ma olen suhelnud Confidos väga olulisel positsioonil olevate inimestega, ma ei taha nüüd nii isiklikuks minna. Ja teine asi, kui me räägime nüüd perearstist ja sellest samast
eks ole, töötervishoiuarstid, mul on ka väga tubli tööandja, saadab mind töötervishoiuarsti juurde. Aga kui ma nüüd maksumaksjana mõtleks, kust raha kokku hoida, töötervishoiuarst teeb täpselt samad analüüsid, mida kord aastas või 2 aasta tagant teeb minu perearst. Täielik dubleerimine, eks ole, kui teie ütlete, info ei liigu, see olekski nüüd ministrile soovitus siit kuidagi raha kokku hoida. Ja viimane point, millal tuleb kätte see aeg, et ma näiteks oma pulsikella näite saan laadida patsiendi portaali otse ülesse ja enne kui nüüd ma lähen murega perearsti juurde, siis ta soovi korral tutvub selle anamneesiga. No, ma võib-olla hakkan otsast pihta, Jah, siin oli 3 küsimust, et kõigepealt ennetusmeditsiin, ma ei tea, millal te viimati Confidos kellegiga suhtlesite, aga ma võtan selle Confido küsimuses kõigepealt, et seal me üsna hiljuti tegelikult on meil täiesti teenus avatud, on ennetusmeditsiini arsti vastuvõtt, kus ma arvan, peakski olema just nagu siukesel teemal see jutuajamine, nii et võite proovida ja ma usun ja loodan, et ei peetu. Selle asja pärast olen muidugi kõvasti sugeda saanud, sellest väga nii rangelt meditsiinilist võttes ennetusmeditsiini arsti, kui siukest asja pole olemas, siukest eriala, aga me võtsime selle riski ja avasime teenuse ja nimetame teda niimoodi, sellepärast et me näeme, et inimesed seda niimoodi nagu aduvad ja võtavad. Nüüd pulsikella juurde tulles, et see saab olema võimalikuks siis, kui pulsikellad registreeritakse meditsiinivahendina. Meditsiiniseadmena. Et nad ei ole litsenseeritud ametlikult meditsiinis kasutatavaks, me ei saa neid andmeid kasutada. Et seda tööd tehakse, see asi areneb, me ka praegu siin arutame, plaanime võtta kasutusele uue põlvkonna holterid, kus enam ei käi 24 tundi ringis suure aparaadiga, mis muudab sul vererõhku, vaid sul on olemas randmepael, mis seda mõõdab ja annab palju põhjalikumad andmed sulle tagasi. Need on otseselt integreeritavad ka sinu tervishoiu infosüsteemiga ja need on ka registreeritud meditsiinivahendina. Et neid tasapisi tuleb juurde ja eks siin lihtsalt eesrindlikud arstid ja eesrindlikud tervisekeskused hakkavad neid vaikselt ükshaaval kasutusele võtta. Et need on olemas, maailm sammub edasi aga jah, seda asja, et praegu saab osta igasuguseid kellasid, mis mõõdavad veresuhkrut ja kõike muud, aga nad ei ole sertifitseeritud. Veresõhkru muutmine tase näiteks pulsikellas, see näitab aiateibaid, ma olen ise mitut katsetanud, et aru saada, kas nad midagi näitavad või ei näita. No ei näita veel, aga inimesed siiski ostavad ja usuvad ja arvavad, et nad saavad midagi abi sellest. Et see on väga kindel. Ja tulevad nende valede andmetega nõudma mingisuguseid asju, mida nad tegelikult mitte ainult ei vaja, mis võivad olla nendele kahjulikud. Mul on nüüd hiire aju, mulle esimene küsimus meelest ära, et mis... Küsimus käis veel ikkagi jätkuks teie arutelule, et kas siin ei ole mingi tõsine lünk, et ütleme, kui me dubleerime töötervise arsti ja perearsti ja see info ei liigu. See on puhtalt nüüd arsti, see on puhtalt arsti apsakas, et ma võin küll kinnitada nagu meie näidet, Confido tegeleb ka töötervishoiuga ja meie ei tee analüüse, mis on viimase 3 või 6, kui ma täpselt praegu meie protokolli ei mäleta, mis ta seal on. Me neid ei dubleeri. Esimene asi, mida ikkagi õde teeb, kui sa oled töötervishoiu õde, kui sa oled vastuvõtule, vaatab ära, millised andmed on olemas terviseportaalis sinu kohta. Ja me oleme saanud kaebuseid ka selle asja kohta, et läksin ja analüüs ei tehtud. No ei tehtudki, sellepärast, et sul on need analüüsid hiljuti tehtud ja me ei tee neid teist korda. Et see tõesti lihtsalt on kohapealse otsustamise küsimus ja teadlikkuse küsimus. Aga kindlasti, see on, ma arvan, väga õige tähelepanek ja kindlasti perearstid ei ole täna toetatud, et kui temale satub nii-öelda, ütleme see terve täiskasvanu vastuvõtule, kes on vahetult käinud ennem töötervishoiu arsti juures, et tal kohe nii-öelda kuvab need tehtud analüüsid ja millal on tehtud ja mida on siis tehtud, et seda kindlasti ei ole, aga see peaks olema. Ma olen nõus, mitte et ta läheb igaks juhuks vaatama, et kas on töötervishoiu arsti epikriis või mitte.
aga korraks nende nõustajate osas ma lihtsalt tahan meie ootusi juhtida, et kindlasti on hästi oluline seesama toitumisnõustamine, liikumisterapeut. Paraku ma siin pean neid ootusi juhtima, et noh, kindlasti riiklik süsteem ei ole suuteline seda kõike kinni maksma ja kui me räägime, et me tahame, et inimene pöörduks, see tähendab, et tegelikult peavad need teenused olema olemas ja tegelikult need ei peaks olema siis tasulised inimesele, et me räägime kõikidest. Ma väga loodan, et me jõuame maksta kinni toitumisnõustamist, liikumisterapeuti vähemalt teatud haigusseisundite puhul. Ka siin jälle meil sellised mõtted on ja üritame nagu teatud projektidega edasi minna ja proovida neid lahendusi, aga see terve täiskasvanu ja sellist haiguste edenduse ennetust nõu saamas ma siin prognoosin, et ikkagi on ühel hetkel see selline chatbot, vaata, keda sina ei usalda, on ju, aga võib-olla teised usaldavad. Et aga kasutada siin AI-d ja kasutada siin seda infotehnoloogiat. Võtame sealt ühe küsimuse ka. Ja tere, ma olen Kristiina Paju, arst-resident, isegi doktor Nõmmega koos töötanud. Ma nõustun selle teemaga, et me tahaks, et meie patsientidel oleks rohkem infot, mida teha rindkerevaluga, kuidas vältida diabeeti aga kuna see info on küllaltki ühesugune kõigile, miks teha süsteem, kus inimene läheb proviisori juurde ja saab temalt selle info ühekaupa, selle asemel, et näiteks panna see kooliharidusse. Ehk siis miks mitte teha sisuline kohustuslik terviseõpetus, mis hõlmaks seda, mida teha rindkerevaluga, mis on elustiilimeditsiin. Et ma olen küll reaalkooli vilistlane, seega mu kool küll ei kiida heaks, aga võib-olla Eesti inimene vajab ühte logaritmi vähem, aga vajab sisulist terviseõpetust. Kas see on idee, kas see on mõeldud sellele, mis meid sellest veel nagu eemale hoiab? Tegelikult hea küsimus ja siia võiks kohe ka veel esmaabi ka külge pookida, et iseenesest esmaabi võiks olla miski, mida me kõik koolis moel või teisel õpime. Kas sa oled lugenud omal ajal Vabaerakonna valimisprogrammi tervisepunkte? Seal oli see kõik sees. Ma ise kirjutasin selle sinna ja mina olen juba ammu seda meelt, et jube palju raha saaks kokku hoida sellega, kui me inimesi, ütleme noori, lapsi paremini hariks. Samamoodi nagu mis on see riigikaitseõpetust õpetavad kaitseväelased. Samamoodi peaks terviseõpetust õpetama reaalmeedikud. Seesama ennetus, esmaabi ei pea, kui sul on näpul väike kriimustus, ei pea kiirabi kutsuma, vaid sinna plaastri peale panna. Sellest alates lõpetades palaviku alandamisega ja palju asju, mida tegelikult see on väga pika vinnaga ikka õpetamine, et ei ole niimoodi, täna õpetan ja homme kohe on parem. Aga järgmine põlvkond võib-olla siis on paremini hakkama saab, sest et seesama, tulles tagasi selle vajaduspõhine või soovipõhine, siis see soovipõhine, see on nagu kudapidi vaadata, et mina arvan, et see on inimese soovipõhine, aga inimene arvab, et see on vajadusepõhine, sellepärast, et ta ei oska oma lapsele paratsetamooli anda või ei teagi, et paratsetamooli peab andma. Et tegelikult oli meil samasugused teemad arutelul esmatasandi arengukava koostamisel. Ja just see, et see terviseõpetus koolis, aga tegelikult ka elukeskne õpe, sest need teadmised ja vajadused elu jooksul muutuvad. Hea näide, kui tulevad lapsed, teised mõtted, võib-olla millest sa nagu noorena ei pane tähele ja eakadele tulevad jälle uued mõtted ja lisaks ka meditsiin muutub. Aga et selles mõttes sul oleks võimalik nagu elukestvalt seda meditsiiniteadmist juurde saada, et kindlasti sellesse võiks oluliselt rohkem ja täiesti teadlikult ja planeeritult panustada. Hea plaan. Tere, mina olen Henriette. Me oleme siin rääkinud sellest, et teaduspõhine meditsiin on, me oleme võtnud vaikima eeldus, et teaduspõhine meditsiin on usaldusväärne. Inimesed seda arvavad ja usaldavad. Olles nüüd värskelt ülikoolis uurinud sotsiaalteaduste poolelt terviseteemasid ja just seda, mida arvavad teistsuguste vaadetega inimesed, on ikkagi näha, et ei ole see midagi nii, et kõik usaldavad ja tahavad arsti juurde minna. Et väga palju pöördutakse ka alternatiivmeditsiini, komplementaarmeditsiini poole. Aga varem või hiljem need, kes ise ravivad ennast sellisel moel, jõuavad ju tegelikult kliinilise meditsiini juurde, olgu siis COVID-i näitel on ju hingamispuudulikkusega inimesed näiteks, osa neist siis.
et millist rolli või kuidas sellega toime tulla, et välismaal on ikkagi ju ka selliseid mingeid tervisekindlustusi, kus on kaasatud need komplementaarmeditsiinid ja nii edasi, et millist rolli, kuidas tulla selliste inimestega toime, kes ei usu meditsiini, kliinilist siis, ja millist rolli võiks mängida Eestis komplementaarne alternatiivmeditsiin? Ma ütleks kohe, et see ei ole meditsiin ja kui ta on alternatiiv või komplementaarmeditsiin, sealt peaks kohe selle meditsiini tagant ära tõmbama. Tegemist ei ole meditsiiniga. Tegemist on millegi muuga, aga mitte meditsiiniga. Et me peame defineerima, mis see meditsiin siis üldse nagu on ju. Et mina küll ei tahaks, et meie väheste tervisekassa raha nagu Saksamaal või osades riikides kulutataks toodetele, mis ei ole üldse teaduspõhised. Absoluutselt mitte ühtegi uuringut ei ole, aga need traditsiooniliselt on nad juba soodusravimite nimekirja saanud ja jooksevad seal nagu aastakümneid edasi. Et kuidas sellega nagu minna minu arvates on ikkagi loomulikult informeerida, rääkida, aga loodus on väga laialdane ja võib-olla kõik inimesed ei peagi vanaks elama. Ma toon siin ühe teistsuguse näite, et ilma teadvustamisest. Vanasti, kuidas ilma ennustati, võeti verine seapõis, löödi võistu lauda ja vaadati, kuhu poole veri pritsib. Et ühesõnaga, et nüüd on ka paremad ilma ennustamise meetodid, aga võib-olla mõttena nende inimeste jaoks on see, et võiks vähemasti siis proovida ka selle meditsiini nii-öelda seisukoha kõrvale võtta. Nagu ilma ennustusesse. Pakkuda neile seda võimalust, aga kui nad seda nagu vastu ei võtta, see on nende valik. Inimese enda vastutus ja enda otsused. Teaduspõhine meditsiin ei ole ka ideaalne, et ikkagi teadus areneb ja see, mis eile oli adekvaatne, võib-olla täna enam ei ole ja see on ka dünaamiline protsess. Aga see on vähemalt midagi taga, mis võimaldab meil ikkagi mingisuguse kindlustundega eeldada, et sellel on mingisugune eeldatav toime ja ka kõrvaltoime. Inimesed usuvad igasuguseid asju, aga kas mina näiteks tahaksin seda nende usku kinni maksta, on küll väga kahtlane. Ja need inimesed, kes kutsuvad üles, aga teised usuvad, et mis me peaksime tegema, et neid teiste uskumise, millel puudub igasugune tõestuspõhi all, hakkame maksumaksja rahast kinni maksma. Kui kõigil on vaba valik ja võivad minna ja tegeleda sellega, mida nad tahavad, aga ma arvan, et me oma raha kulutame ikkagi sinna, kus me saame eeldada, et ta ka teeb seda, mida me arvame, ta teeb. Kas on veel küsimusi? Ja, palun. Ja mikrofon. Mina olen tervishoiu kommunikatsiooni koolitaja, nimi on Eeva Võssotska ja ma tahtsin küsida, kus on patsiendid siin arutelus? Siin? Jaa, siin. Me räägime kogu aeg meie tervishoius, et me tahame, et meie tervishoid oleks inimese keskne ja mis on nagu igalt poolt tuleb välja, teie ja meie. Teie siin arutate ja otsustate, kuidas meile hea on. Ja siis meie peame noogutama patsiendid ja olema sellega nõus, et tegelikult patsiendi keskne tervishoid on selline tervishoid, kus kõikidesse otsustesse on kaasatud patsient. Ma toon teile ühe näite lihtsalt, et te aru saaksite, kuidas me erineme näiteks Rootsist. Et kui lastehaiglas Tallinnas sa tahad jääda oma lapsega haiglasse, siis sa pead anuma, sa pead paluma. Kui laps on üle 10-aastane, sa ei tohi jääda temaga, sul ei ole seda võimalust. Sellepärast, et seal ei ole voodid, kuhu sind panna. Kui Rootsis te lähete ära ja teie laps on näiteks 15-aastane, siis Rootsi haigla töötaja teeb kaebuse sotsiaaltöötajale, et te hülgasite oma lapse, et te ei tegele oma lapsega. Et tegelikult mida me ei tee, me ei kaasa perekonda, me ei kaasa lähedasi, me ei kasuta seda abi, see ressurss on metsik, mida nad võivad teha nii haiglas, esmatasandil, kus iganes. Ja ma korraks ütlen veel tulles tagasi selle hariduse juurde, mina ise õpin andragoogiks praegult ja ma olen medõe ja ajakirjandusliku haridusega ja mul on suur blogi ja tegelikult
kui me ei ütle inimestele, mida nad peavad tegema, vaid küsime nende käest, kuidas nad tahaksid, et asjad oleksid, siis palju lihtsam on neid asju lahendada. Ja ka tervishoiu kommunikatsioonis on hästi oluline arvestada nende patsiendi vajadustega, sest tema ei tee seda, mida me talle ütleme. Tema tahab oma elu elada nii, nagu ta elab. Seega meie tervishoiutöötajana peame pakkuma mingisuguse parima lahenduse, kuidas ta saaks elada oma elu nii, nagu ta soovib seda elada. Ja ma ei näe ka siin õdesid. Tegelikult ma ei näe ka siin õdede liitu, kes on Eestis äärmiselt tugev tervishoiuorganisatsioon ja kellel on palju rääkida. Ka ei ole ja jah, aga õdesid me toodame 1000 inimest aastas ja nad õpivad 3,5 aastat ja sisuliselt nad on kõrgelt haritud professionaalid. Õed, selles mõttes, et me tegelikult saaksime väga palju auke täita professionaalsete õdedega. jah, palun, Maivi. Ma alustan vastamisega, et hästi õige tähelepanek, ja ma arvan, et patsiendi kaasamise osas kindlasti on arenguruumi, aga kus me täna juba patsienti kaasame, siis näiteks Tervisekassa, meil on see tervishoiuteenuste loetelu, kus on siis kõik hinnad või kõik teenused, mida tegelikult siis ravikindlustus maksab. Ja sellesama tervishoiuteenuste loetelu muutmisel on komisjonis üks esindaja, on tegelikult patsiendi esindaja. Meil on ravimikomisjon uute ravimite arutamisel, otsustamisel on patsiendi esindaja ja tegelikult patsiendi häält võetakse kuulda ka seesama, millega me alustasime, et meil on see Tõrva pilootprojekt ja proovime seal uut perearsti mudelit, et tegelikult seal on täiesti sees ka seesama patsiendi rahulolu. Me muidugi mõõdame, et kas patsiendile see meeldib või ei meeldi see mudel, et kas ta lahkub sellest nimistust, ma ei tea, võib-olla ta peab rohkem EMO-sse pöörduma, mõõdame seda. Aga teeme ka regulaarseid rahulolu küsitlusi, kus patsient reaalselt saab nii veebi teel või paberkandjal meile vastata, nii et need on need, mis me täna teeme, aga üldse ei vaidle vastu, et võiks veel ja veel ja veel rohkem olla. Ma arvan ka, et ega me siin keegi ju ei vaidle vastu, et kodanikuühiskond on see, mille poole me kõik peaksime pürgima ja Eestis on kodanikuühiskonna teatud määral kindlasti vähem kui Rootsis, kindlasti rohkem kui kusagil teises riigis, aga see Paide arvamusfestival on ju ka üks koht, kus me oleme kõik patsiendid siin, eks ole, ühel või teisel viisil, et siin see on ka see koht, kus võib püsti tõusta, arvamust avaldada ja rääkida, ma tahan rohkem kaasa öelda, et ikka asjad võivad paremad olla muidugi. Et ma arvan, et apteegis samamoodi tegelikult see vahetu kontakt patsiendi ja inimesega on ju igapäevane, nii et seal need otsused ju tekivadki täpselt ühise töö tulemusena. Nii et selles mõttes ma arvan, patsient on väga oluline. Siin noormehel on käsi püsti. Ma korraks kommenteeris ka, et tegelikult patsient, inimesi on 2 sorti, osad, kes jagavad inimesi 2, teised, kes ei jaga. Samamoodi on patsiente 2 sorti. Ühed, kes ootavad, et nendega arutatakse, et võetakse vastu ühiseid otsuseid ja kindlasti see toimib paremini. Aga on ka selgelt rida patsiente, kes ootavad, et öeldakse neile, mida nad peavad tegema. Nagu sa küsisid, et kas juua džinni või õlut on ju. Ma igaks ütlen, et see oli nali. Aga sa saad selle nõustamise. Teades, see on selge, et ma selle pärast jätan pool tundi siit. Nii, aga siit on küsimus. Aga nendega, need patsiendid, kindlasti nende raviefekt või ei ole nii hea, aga me jäädes ootama, et patsient ise avaldab arvamust, sageli võime ka ämbrisse astuda. Tere! Mina olen siis tegelikult tehnoloogia maailma esindaja siin, et ka see on laval puudu tegelikult hetkel ja mulle meeldis nagu eelmine see kõneleja mõte, et kaasatus on natukene puudulik ja tegelikult on siin väga oluline, et kaasata ka tehnoloogia maailma inimesed. Ja mina näiteks, ma haarasin praegu kinni just Tervisekassa märksõnast tehisintellekt. Ja täna on tegelikult maailmi keerlegena on ChatGPT ja muude asjade ümber, et tegelikult on AI maailmas toimunud päris suured läbimurded ka üliturvaliste, ülitäpsete halutsinatsioonivabade ja kõrgema kui ratsionaliseerimise tasemel mudeleid, mida hetkel on küll võimalik pakkuda suuresti USA turule, kuna seal data privacy, andmeturvalisusnõuded on natukene väiksemad kui Euroopas, aga varsti need jõuavad ka siin nagu turule, et minu küsimus on see, et kui palju on sellise maailma inimesed täna kaasatud sinna täpselt sama see esmatasandi protsess, sest mina isiklikult kui AI maailma esindaja tean, et
tänaste andmete põhjal, mis tervise infosüsteemides liigub, on võimalik luua ka esmatasandist nii õdedest kui ka perearstidest lausa digitaalne kaksik, mis suhtleb täpselt samamoodi nagu perearst. Tal on täpselt samad teadmised nagu perearstil ja ta suudab ka kiiremini ratsionaliseerida ja ta teeb seda 24/7. Ja täna on siuksed lahendused meil täiesti olemas. No ma võin võib-olla kommenteerida seda, et tal ei ole samad teadmised, mis on perearstil või pereõel, aga tal on tihti ka paremad teadmised veel kui keskmisel perearstil või pereõel. Et neid ka kasutatakse ja no Confidos me näiteks kasutame triaažisüsteemi, kus on tehisintellekt ka hõivatud ja akuutsed haiged läbivad selle automaatse triaažisüsteemi, kus tehisintellekt juba genereerib küsimused ja vastavalt sellele siis suunab patsiendi sinna, kuhu ta peab ka minema. Aga see on nagu kõikide teiste meditsiiniseadmetega, eks on, need peavad olema litsenseeritud kasutamiseks, mis on nagu väga pikk ja vaevarikas töö. Nüüd antud juhul praegu näiteks ja no teine asi on see, et muidugi arstidel ütleme keskmine iga arstidel on nagu ta on ja ei ole nagu sellist Google'i refleksi või et sa ilmtingimata lähed kõigepealt kohe guugeldama, kas selle tehisintellekti käest küsima või Google'i käest küsima. Et see ei tule nagu loomulikult arstile esimese asjana, ta ikkagi mõtleb eks ole, oma diferentsiaaldiagnoosi loogikat, mis tal on koolis pähe õpetatud ja ta ei lähe küsima. Aga mida ma olen ka näinud meie praktikas, mida ma ka ise olen näinud, me olen kasutanud tehisintellekti diagnoosimisel ja on abi olnud. Keskelt läbi ta viskab ikkagi sulle esimesed mingi 3, 4, 5 variandi hulgas, viskab ette mingisugused eriti harva sageli esinevad asjad, mille peale sa ise nagu kohe ilmtingimata ei tule ja sealt hakkad nii-öelda lahkama, lähed edasi võtma, aga arstina näiteks ma ei saa isegi seda haiguslukku pannes, kui ma ütlen, et ma diagnoosil kasutasin litsenseerimata tehisintellekti ja siis ma olen juba seadust rikkunud sellega, eks ole. Et siin on omad nüansid, et ma arvan, et riigid on erineval tasemel adapteerima neid ja Eestis ka kindlasti katsetatakse ja tehakse, nagu ma ütlesin, et juba on olemas midagi. Aga tulevik on selge, et see on üks asi, mis me täna räägime siin, et unistada ju võib põhimõtteliselt, et sul on patsient on vastuvõtul, olgu ta siis esmatasandil, perearst või kes iganes ja sul on dialoog patsiendiga ja sul vastuvõtt kestab näiteks mingisugune, ma ei tea, 20 minutit ja järgmist 15 minutit sa teed sellest visiidist kokkuvõtet ja täidad haiguslugu, eks ole, aga tulevikus ma kujutan ette, et pärast seda dialoogi patsiendiga sul on tehisintellekt on asja kokku pannud, selle kõik ilusasti sulle sinu tervishoiu infosüsteemi ülesse pannud, sa viskad pilgu peale ja paned save ja läheb terviseportaali ja ongi kogu lugu tehtud. Et sellel kindlasti on tulevikku, aga asjad arenevad progresseeruvalt, aga siiski ma arvan, et meil on sinna mõned aastad aega, et kuni need asjad tegelikult. Aga kindlasti me juba tegeleme, et küsimus, kus need inimesed meil täna on, siis tegelikult täna Tervisekassa analüütika osakonnas on üks inimene, kes on õppinud AI masinõpet, kes on ise õppinud, kes sellega tegeleb, kasutades meie andmeid. Ja alles mõni kuu tagasi meile tegelikult käidi ja tutvustati seda sama AI põhist Parkinsoni diagnoosimist ja kaasates meid, et muidugi jah, üks inimene meil ette näidata, aga me näeme ja tahamegi siin teha tegelikult koostööd, et võib-olla siis TalTech on ka üks selline, keda ma kohe niimoodi oskan nagu partnerina nimetada, et see on kindlasti tulevik. Ja eks see võib-olla selline vajab esialgu sellist suuremat investeeringut, aga selle mõju nii-öelda edasisele teenuse osutamise efektiivsusele on kindlasti olemas ja nii on. Nii et väga hea, et see teema siia tuli. Kahjuks esmatasandil ma arvan, et see on, ütleme, ei ole nagu esmajärjekorras on esmatasand nõuab natukene rohkem, et ma kujutan ette, et see tehisintellekt ikka kõigepealt läheb kasutusele radioloogias, dermatoloogias, seal, kus ongi mingisuguse visuaalse diagnostikaga tegemist.
mida arvuti saab palju efektiivsemalt, kiiremini teha kopsuvähi screeningus, eks ole, sellistel asjad. Need on valdkonnad, kus ta läheb kõigepealt, et seda järgmine on juba auskultatoorne leid, mida sa saad ka juba, kus tuleb sünteesida visuaalselt auskultatoorset leidu. Et eks ta tasapisi arenevad süsteemid, areneme meie, et esmatasandil, kus sul on ikkagi nagu inimest vaja tervikuna vaadata, saad tükkidena, sa saad kasutada, saad abi sellest, aga mitte otseselt ei saa asendada. No tegelikult selline osalt AI põhine on ju meil täna ka juba perearsti otsustustugi, kus tegelikult perearst läbi oma konkreetse patsiendi ja patsiendi juhtumi saab siis ravijuhendi põhist soovitust. Et muidugi see AI annab talle nõu ja nii ongi ju, ta ei tee, see lõppotsus on perearsti teha ja perearst ütleb, mis edasi saab, aga täna on tegelikult see komponent seal juba olemas ja ma arvan, et võib-olla perearst ise ei saa sellest arugi, aga tegelikult see AI täna juba seal abis on läbi siis selle otsustustoe. Ma arvaks esmatasandil. Kuidas? Sellel otsustustugil, perearsti keskuse otsustustugil on ka see variant, et ta pakub sellele perearstile, et palun nüüd tee e-konsultatsioon. Ei. Sest see on see koht, kus me tegelikult oleme perearstidega hädas, kes ei tee neid e-konsultatsioone ja kus patsiendid õigel ajal ei saa arsti juurde. E-konsultatsiooni eesmärk on perearstil saada nõu, kuidas tema selle patsiendiga edasi tegeleb ja selleks ta e-konsulteerib eriarstiga, kes otsustab selle patsiendi üle võtta või annab siis perearstile nõu. Ja täna on see ikkagi perearsti enda nii-öelda kõike arvesse võttes, kaasa arvatud arvesse võttes ka otsustustuge, kes muidugi ei ütle talle nii-öelda ühe reana, et ja ei pane sinna mingit punast lipikut vilkuma, et e-konsultatsioon ja edasi ei lase, seda ei ole, jah. Aga siin apteekrite seisukoht ka. Ma need tehisilekti asjad väga tervitavad kõigega, mida ma tahaksin öelda, et esmatasandil tegelikult on hästi oluline see, et see tehisintellekt või need soovitused ja otsustustoed oleksid ühised. Et me tegelikult ei ajaks patsienti segadusse sellega, et perearst soovitas seda, apteegis me soovitame seda. Hetkel apteeki perearsti otsustustugi ei jõua. Ja selles mõttes see on nagu koht, kus tahaksime ka e-konsultatsiooni teha perearstiga ja loodame, et varsti see ka õnnestub. Et jälle me ei ole piloteerimiseni jõudnud veel, aga mõtted on paberil kirjas, aga just, et see oleks siis, on see siis töötervishoiuarst või on see apteeker või perearst, et see tugi oleks sama. Aga 1,5 tundi on läbi. Suur aitäh kõigile, kes te tulite kuulama. Suur aitäh meie vapratele panelistidele. Ja mõtleme neil teemadel edasi, sest tundub, et see on selline teema, mis meid kõiki puudutab ja nii küsimusi kui vastuseid on rohkem, kui võib-olla esmapilgul paistab. Suur aitäh! Aitäh!